Kultuuritehase 3. saade on Polumerist väljas Pebre tänaval loodavas, avatavas uues kunstikommuunis või kunstiruumis, mille töö pealkiri on kas Pebre või Flo maja. Ning vestlusringis osalevad Flo Kasearu, kes on selle ettevõtmise algataja, video- ja teatrikunstnik Liisi Eelma, videokunstnik ja dokumentalist Minna Hint, Sepp Tõnu Narra ja urbanist Andra Aaloe ja mina olen Sandra Jõgeva. Kommuunid tunduvad olevat teema praegu. Et Tallinnas ei ole mitte kunagi olnud nii palju isetekkelisi kunstiruume, kunstnike või ka kriitikute algatatud galeriisid ning nad on üle linna laiali. Neid on nii vanalinnas kui Kalamajas kui loodav kommuun, kus me praegu oleme, mis on Pelgulinnas. Et Flo, miks sa sellega tegelema hakkasid? Mul oli nagu puht selline vabandus, et lihtsalt tagastati maja ja terve maja, see on mingisugune 2-korruseline maja, suht suur maja. Ja kuna sugulased ei ole sellest hetkel nagu väga huvitatud ja see on väga sellises kehvas olukorras, et siin ei on nagu vett ei olnud, kuna enne kui see tagastati, siis käisid ka veel vargad, kes viisid kõik torud ja elektrijuhtmed ja kõik ahju uksed ja kõik raua viisid ära, et siis on selline maja ja siis olen nagu mina ja siis on sugulased, kes ei ole hetkel nagu huvitatud. Ja siis ongi, et mis sa tead, kui ma ise nagu kunstiakadeemia tudengi ja mul on veel nagu kunstiakadeemiast sõpru, et siis nagu kutsuda nad siia, kes on nagu nõus sellistes tingimustes nagu olema ja siis nüüd me oleme siin olnud selle aja ja siis see hakkabki nagu kujunema selliseks kommuunilaadseks, et ma ei tea, et põhimõtteliselt et see on ikka isetekkeline ja ei teagi täpselt, kuhu see nagu välja viib. Aga ma arvan, et siin nagu potentsiaali oleks nii kaua, kui sugulased tulevad tagasi. Ja ma arvan, et nagu on väga palju nagu tuttavaid ja sõpru, kellel nagu ei ole mingit sellist ruumi võib-olla, kus midagi tahta elada või olla või midagi teha ja on näha, et need, kes me siia kogunenud oleme, et see on nagu see on ka kohe, et me kõik need inimesed olid võtta, vend on nagu järk-järgult kuidagi inimesed leiavad üles selle maja või kellel on rohkem nagu, kes tahavad ja siin on praegu ka on veel mingeid nagu järjest läheme keldrisse, tekib rohkem ruume, et siin on nagu tegelikult ruumi on sellele arenemiseks veel ja see on niuke, ma ei tea, kuhu see välja viib või kuidas see kujuneb. Ja see on meil siis see kelder, kus me tegime korda kõik põrandad ja asjad oleme mullast juba siit ära viinud suurem osa. Ja siin tahaks teha, esimesena me teeme siin peo kõigepealt ja siis hiljem ma ei teagi, mis siin hakkab saama. Et kuna need ruumid on nagu selliselt mõnusad pimedad, siis saaks siin mingi kino teha, saaks mingisugust videosid näidata. No siin on need kastid veel. Sellised Mobla need. Ja Mobla mobiilikorpused ja siin on nagu kogu see neid mobiilikorpusi. Kui keegi soovib mobiilikorpusi teha äkki kunsti või installatsiooni endast, siis ma annaks hea meelega ära. Ma ei tea, mida nendest teha. Hetkel luuakse videostuudio, millega tegelevad Minna Hint ja Liisi Eelma, eks? No mitte ainult videostuudio, et meil on LM stuudio. Ja, et algselt on ta mõeldud nagu ateljeepinnana, aga tundub, et kuna siin on nii nagu hea keskkond just nagu suhelda nagu teistega ka, et siis ta oleks ka nagu suhteliselt avatud. Ja see ruum, kus nemad on, see on nagu akendega fassaadile ja algselt, see maja on 101 aastat vana, siis algselt oli tegelikult siin vürtspood nende toas, kus nemad on. Ja seal ühes akna oli tegelikult uks tänavale. Et võimaluse korral, kui siin tekib mingisugune niuke hea plaan ka, et tahtagi nagu avalikkusele, et siis avada see sama uks nagu uuesti ja siis saab nagu kohe tänavalt nagu sinna ruumi, kui näiteks tahta mingi galeriiruumi või mida iganes ka nagu nagu avatumaks. Jah, avatumaks teha. Et selleks videostuudiole on sepikoda, puutöökoda ja te olete teinud mõningaid koolitusi, eks? Jaa. Et kui palju te kavatsete avalikku ruumi siin säilitada, et mitte ainult teie enda ja sõprade tööpinnad, vaid ka mingi pind, kus toimuvad üritused, kuhu on igaüks teretulnud põhimõtteliselt, nagu kureeritud üritused, kui nii võib öelda? Sellel ei ole nagu konkreetset vastust, me just praegu teeme keldris puhtaks ruumi ja seal tekivad päris palju niisugust pinda, mida võiks võtta kindlasti nagu selle avaliku ruumina nagu peamiselt kasutusele. Ja ma arvan, et
siin on nagu üleval ka üks suurem ruum, kus need koolitused olid ka, et see tegelikult, noh, seda saab ka mingi hetk või no mingi aeg ka praegu, noh, avaliku ruumina kasutusele võtta. Aga noh, see kõik niisugune kujunemisjärgus, et kui palju tulevad ka siin kuidagi nagu elama ja kus tekivad need ühisruumid, et sest noh, et see ongi raske natuke seda elamist ja siis seda avalikku ruumi, võib-olla seda piirid, et need kujunevad veel välja. Aed ja pööning ka. Ja pööning on ka sellest, kus saaks teha tegelikult tagumise trepi kaudu üles ja aed suvel on küll ka isegi mitte suvel, hetkel ka talvel toimub meil selle aktiiviti. Jah, iglusaun tuleb, mis on ka avalikkusele suunatud selles mõttes siis, kui ta valmis saab. Ja teil on mingisugune kokkupuude hetkel äärmiselt moes oleva ökoteemaga, et teil vähemalt teil mitte paar esimest koolitust olid säästev renoveerimine. Ma pidin selle maja eest hoolitsema hakkama, et seda nagu noh, et ta ära ei laguneks ja seda parandama hakkama kusagilt nurgast. Ja siis see on lihtsalt see, et saada nagu teadmisi, pluss siis natuke saab nagu koolituste raames ka tehtud. Ja noh, ikka nagu tahaks nagu seda maja kuidagi, kuna ta on miljööväärtuslikul alal ka, nagu restaureerida noh, kuidagi säästvalt ja nõuete kohaselt, mitte panna kipsplaati igale poole. No sa oled uurinud oma dokumentaalfilmides ja videotes erinevaid viise olla õnnelik alternatiivselt selles ühiskonnas, et sa oled vist välismaal teinud paar dokumentaalfilmi, uurinud vist ka natuke kogukondi, vähemalt sa oled ühe video teinud Hispaania kerjustest, sellisest alternatiivsest ellujäämisstrateegiast, et mida sa sellest nagu siia tekkivasse kogukonda üle tooksid? No jah, paraku see on tõsi, et kuskil Hispaanias või paljudes muudes Euroopa linnades on palju kergem alternatiivselt ära elada. Meil on juba ilmastikutingimused ei võimalda eriti seda ja meil ei ole mingeid selliseid koopaid või mis iganes tänaval niisama ei ela ära. Mul oli kunagi, kui ma elasin Hispaanias, oli ka suur unistus elada mõnda aega seal ühes koopas ja isegi nii-öelda okupeerisime ühe koopa, aga noh, see kõik ei ole tegelikult nii lihtne, et sul läheb, kui sa ikkagist validki endale mingi koopa elamiseks, siis sul kulub suur võhm nagu just nimelt selle elamise peale, vee toomise peale, sul võib-olla ei ole seal elektrit, sul nagu noh, et noh, paraku meil on kõigil mingi loetud tunnid päevas, et sa pead siin tegema mingid valikud, et see on, iseenesest on see lahe, aga siis sa ei saa mingite muude asjadega tegeleda, et kõik on millegi arvelt. Ja loomulikult, noh, see ei ole väga turvaline, et kuna neid saab pidevalt okupeerida, siis võib iga hetk keegi teine su selle koopa üle võtta, et see on selles mõttes niisugune tõsine võitlus. Ja noh, mustlased ja muud säärased võivad iga kell ka tulla. Aga mind huvitab ja ma pooldan ja kõiki niisuguseid alternatiive. Ja mingis mõttes see on alternatiiv, et me teeme tööd siin nii-öelda. Talgute korras. Ja, et saab ka selles mõttes, ma usun, et on võimalik vähendada seda raha otsest, nagu, et ma annan sulle raha ja siis seda, et saab anda muid asju, saab pakkuda oma, ma ei tea, mingeid tööd või muid oskuseid. Ja see on, mis mulle meeldib selle juures ja niisuguseid asju võiks rohkem ja rohkem olla. Mu viimases filmis oli ju õnnepanka nagu kajastatud. Näiteks eile ma sain tasuta massaaži ja ma olen nagu nii õnnelik. Ja kui ma räägin teistele inimestele, kõik kohe kahtlustavad, miks teeb keegi tasuta kellegile midagi. Õnnepanga kaudu või? Jaa, ja see oli nagu peaaegu 1,5 tundi, see oli väga lahe ja mina ise olen hästi uudishimulik ja ma võib-olla ei kahtlusta nii palju, kui noh, ma vaatan, et mu ümber inimesed on, neil on huvi on nagu vähem ja hästi palju nagu kahtlustatakse. Mina tahtsin just öelda, et sinu viimases dokumentaalfilmis Üleriigiline õnn olid läbivad peategelased noored depressiivsed naiskunstnikud. Et kas selline kommuuni elu on nagu selle depressiooni vastu toimiv asi? Kindlasti see vähendaks, ma usun. See on minu arvamus, et üldse depressioon, noh,
tavaliselt ju on sellest, et sa oled kuidagi väga üksi või eraldi jäänud või noh, ikkagist, kui sul on mingeid inimesi ja sarnaselt mõtlevaid inimesi ümber, siis on kuidagi natuke lihtsam selles maailmas hakkama saada, aga see noh, peab ikka muid asju ka seal veel olema, et see on ainult üks osa sellest likvideerimisest. Mulle tundus, et neil noortel naiskunstnikel su filmis lihtsalt nad tundsid, et neid ei ole kellelegi vaja, et neil ei olnud nagu kohta ühiskonnas, et see oligi põhiprobleem. Nii on. Eesti ühiskonnas paraku tegelikult kunstnikke ei ole vaja, seda näitab nagu see süsteem, mismoodi asju siin aetakse, et riik küll annab meile hariduse, aga mis edasi saab, see olgu nagu noh, ma ei tea, vaadaku ise. Et kunstniku kui ametit tegelikult ei ole. Ja see on ju viimasel ajal väga aktuaalne teema igasugustes blogides ja vestlusringides ja ma arvan, et varsti läheb ka actioniks. Ma veel nagu rõhutaks seda, et kummaline, et riik küll mõtleb nagu kunstnike koolitamise peale, ma mõtlen just nagu vabakunstnikke. Aga samas tõesti ta ei leia nagu, et ta väga palju nagu rahastab, eks ju, et iga aasta palju lõpetavad nii-öelda vabakunstnike Eesti Kunstiakadeemiast, aga seda täiesti suur nagu nagu, ma võiksin öelda inimmass, mida toodetakse Eesti riigis, aga tõesti nagu ei leita neile rakendust. Aga kas üks lahendus või ollagi need isetekkelised nii-öelda kunstiruumid, et nagu ettevõtluses öeldakse, et loo endale ise töökoht, et kas sellise kogukonna loomine või ise kunstiruumi, galerii, ühisateljee asutamine ei ole nagu ise endale töökoha leidmine mõnes mõttes? No kindlasti on. Töö eeldab üldiselt ka mingit nagu palka. Galeriid oleks nagu lahe teha, aga see tavaliselt alati maksad ise peale. Eestis praegu sellele ei saaks toetust. Aga nüüd ongi, et mingi tegevus, mida ka siia majja tuua, millest võiks ära elatuda. Ja siis samal ajal teha ka oma kunstiasju. Et see, aga galerii ja kunstnikud ise tehes mingit kunstivärki, siis see vist ei elata ära. Või see on natuke alternatiiv ja kommertslik olema seal juures, et siis võib-olla läheb peale. Ma arvan, et me oleme kõik tegelikult ju kõrgelt haritud selle riigi poolt, siin kõik EKA kasvandikud, et meil nagu haridust on, et mida ka justkui siis edasi õpetada või anda, et see ongi hetkel ju paljude kunstiga tegelevate inimeste väljund, aga Pebre kooli. Teie seltskonnad on lisaks tegevkunstnikele on urbanist, Andra, et ma ei tea, mida sul selle kogukonna teema kohta oleks oma eriala vaatenurgast lisada? Mispärast need kogukonnad on nii õitsele puhkenud? Ma mõtlen, kas me näiteks lihtsalt võtta kunstis just kogukonnad, isetekkelised kunstiruumid, et miks nad on nii aktiivseks muutunud just nüüd, kui tegelikult läheb majanduses ja ka kunsti rahastamises halvemini kui kunagi varem. Need on just nüüd viimase paari aasta jooksul tekkinud ja on leitud ka pindu kesklinnas, vanalinnas isegi. Et varem nagu ei olnud, et olidki kommertsgaleriid ja siis mõned üksikud riiklikult rahastatavad galeriid. Ja see oligi kõik. Arvatavasti, mis mina pakuksin välja, et kus kohas see siis niimoodi äkitsi praegu tuleb, on see, et Eesti Vabariik, eks ole, ta sisenes kuidagi nagu sinna kapitalistliku turumajandussüsteemi suhteliselt sellisel heal ajal, eks ole, kui nagu üleüldse globaalselt toimus mingisugune pidev uuesti nagu see kasvutsükkel oli nagu algus ja läks edasi ja kõik arenes ja Eesti, eks ole, ta kogu nagu arenes siiamaani, kuni nüüd tuli see esimene päris Eesti esimene nagu kriis, millest ta osa võttis nagu maailmas, eks ole. Selline kapitalistlik suhtumine, eks ole, kinnisvarasse on see, et sul on kinnisvara ja ta seisab ja kui mingisugune näiteks ümbruskonna hind läheb üles või nagu hinnad kerkivad ümbruskonnas, et siis on meil, või siis teed korda ja müüd muga korterid maha ja kõik on väga hästi, eks ole, aga samal ajal on inimesed hakanud ka üle maailma nagu enam aru saama sellest, et näiteks selle ala, eks ole, selle ümbruskonna hind ei lähe enne üles, või ei hakka üldse kerkima enne, kui siin ei ole inimesed, kes teevad seda
kohta paremaks. No tegelikult see on noh. Gentrification. Jah, gentrifikatsioon, eks ole, aadeldamine, mis siin praegu nagu selles ringkonnas üldse Tallinnas kogu see vanades töölislinna osades toimub väga aktiivselt ja noh, siin on see juba toimub, eks ole, aga noh, selles on alati see üks oluline algatajate grupp on nagu see, need vaesed tudengid ja intellektuaalid ja sellised inimesed, kes lihtsalt lähevad, näevad, et seal on odav või tasuta või mis iganes pind, kus nad saavad oma asju teha ja nad tekitavad, eks ole, sellega mingisuguse jällegi selle uue ringluse või noh, et nad tekitavad sellele alale mingisuguse positiivse kuvandi, teevad mingi kohviku või galeriis, teised inimesed vaatavad, siin oleks ka päris tore elada, siis tulevad siia ja noh, siis lähebki juba edasi, siis tuleb mingisugune selline rikkam, intelligentne keskklass ja siis noh, ühel hetkel võib-olla need kunstnikud ja intellektuaalid, kas nad assimileeruvad selle üldise asjaga siis, et noh, see rikkama keskklassiga või siis müüvad oma korteriga maha ja lähevad minema. Sa tegelikult sellega, et sa siin oled ja teed, sa tekitad sellele kohal nagu kergitad seda kasutusväärtust ja sellega lisandub ka nagu boonusena see vahetusväärtus, mis tähendab seda, et siis on nagu see väga hea objekt, mida müüa või noh, mis iganes. Et see on selline huvitav huvitav nagu sulandumine jah, nagu nende kahe vastuolulise poole vahelt, et üks on selline ütleme, nii vasak üldse saab olla, eks ole, aga tegelikult ta töötab üleni kaasa nagu siiski selle mingisuguses siis suures süsteemis. Et seda ei pruugi näha nagu negatiivselt, seda võib näha negatiivselt, sest tihti gentrifikatsioon toob kaasa ka selle, et mingi vana kogukond nagu lüüakse välja, eks ole, ja kõike muud ja mingid inimesed võtavad lihtsalt üle ja teevaks omale väga palju raha, aga samal ajal jah, saab ka teist. Gentrifikatsioon ilmselgelt töötab välgukiirusel suurlinnades, eks ole, et kus mingi linnaosa maine ja moodsus, et nad võivad paari aastaga muutuda tugevalt, näiteks et kuidas New Yorgis kunstnikud liikusid Manhattanilt East Village'ist ära Williamsburgi, mis on Brooklyni algus. Williamsburg on antud hetkel äärmiselt moodne, seal on luksuskorterid, lahedad butiigid, moodsad restoranid ja hinnad on ammu tõusnud, kunstnikud on sealt juba edasi liikunud Brunswicki poole. Vabandust, mitte Brunswick, Bushwick vist. Et see muutub nagu paari aastaga tundmatuseni, aga ma ei ole kindel, kas sellises väiksemas linnas nagu Tallinn sellisel kujul toimib, et kas kunstnikud peavad tulema Kristiine linnaossa ja Pelgu linna ja Põhja-Tallinna, et seda ala nagu väärtustada, et ma arvan, et mingid kesklinna lähedased piirkonnad on nii väärtuslikud, et lihtsalt praegu kinnisvara arendus seisab, kuna majanduslangus. Et ka see sama mudel, ma ei ole kindel, kas see saab edasi kanda Eestisse. Ei, see loomulikult ei tööta nii nagu koheselt otseselt, aga samal ajal näiteks kes teaks kuskilt või Kalamaia tehakse Boheem, eks ole, inimesed hakkavad seal söömas käima ja alles võib-olla siis teadvustavad, et see on mingisugune keskkond, nagu kus kohas võiks olla või ma mõtlen, et meie loomulikult oleme seda ammu juba võib-olla teadvustanud ja väga paljud inimesed, aga siiski need inimesed, kes elavad näiteks praegu kuskil Nõmme taga või kus iganes nemad võib-olla alles siis märkavad seda, et see on pigem nagu selle nähtavuse või nagu mingisuguse nähtavaks tegemine või selle nüüd on juba see F-hoone ja järgmine on, ma arvan, Pebre. Nii et, ja just seal toimuski see mingi nii-öelda Põhja-Tallinna kaardistamine. Põhja-Tallinn kui uus Soho või? Küsimärgiga. Varasem uus Soho oli Rotermanni kvartal. Et oli isegi üks inimene, kes seda väga juhtis ja ta muutis oma nime ametlikult passis Soho fondiks. Aga sellest me ei tea nagu midagi, et seal on küll Rotermanni loovalla põhimõtteliselt. Tema juhtis Soho fondi? See oli 90-ndatel, ta oli üks tüüp, kes oli aktivist ja ta muutis oma nime passis Soho fondiks. Ta praegu õpib minu teada magistratuuris kunstiakadeemias, ta on mingi 40-aastane. Ja tal on selle Rotermanni kvartali arenduse ja Eesti või Tallinna uue Soho ideega, tal ei ole mingisugust seost välja arvatud, et ta nimi on nüüd igaveseks Soho fond ametlikult. See on iseenesest väga naljakas on see ju, et Soho praegu kes kunstnikest läheb Sohosse elama, eks ole, see on nagu kõige rikkamate inimeste, kõige fancy koht üldse. Et see on nagu Põhja-Tallinn uus Soho, et jätab siis need vahepeal asjad ära ja siis kohe mingisugune nagu sära ja glam või mis asi, et tegelikult siin on, Soho on jälle, eks ole, mingiks märgiks muutunud, aga
tegelikult protsessid liiguvad edasi. Ja mis sinu plaanid tänu selle majaga on? Minu plaanid majaga. Mulle meeldib elada siin. Minu olukord tegelikult siin majas on hästi näljakas, et tegelikult on mul korter Nõmmel, 4-toaline mugavuste korter, aga siis mõtlesin, et pole jaburam siin elada. Ma elan siin. Ja sinu köök on ühiskondlikult kasutatav ruum, kus me praegu oleme. Terve maja, oleme. kõik inimesed tembeldas minu korteri. Me oleme su korteris praegu. Jaa. Siin on lõbus oli see ka, peale talgused, kui meil oli siin talgud, siis kõik inimesed jäid siia põrandale iga poole magama ka, et see ongi siuke mõnus. Eks tegelikult siin majas ongi ju, enamikul, kes siin on, kõik ei ole kohal täna, aga on siiski see, et see on nagu elukoht ja lisaks sellele siis, kuna sul läheb selle siin olemisele ja siin tegemise peale nii palju aega, et see võiks ka nagu tekkida mingisugune muu väljund, see võiks ka tegeleda siin samas, eks ole, mingisuguse muu asjaga nagu loo kunstiga või mis iganes, eks ole, et just see, et seda elamise ruumi ja olemise ja tegemise ruumi nagu siiski mingil määral ühendada, aga see eluruumi punkt on selles majas ikkagi väga tugevalt sees, et see päris nagu selliseks kunstikommuuniks seda võib-olla nagu ainult nimetada ei saa, Tõnusti teada. Siin all meil see puuduga on ka, toimib väga normaalselt juba, aga just ongi see, et kuna me ise oleme siin restaureerinud akneid asju, siis on nagu tuttavad tuleb ka, et neil ei ole pinda, kus nagu, ka siin näiteks Rohu tänaval on tuttavad, neil on vaja ka akneid restaureerida, pole pinda, kohti, tööriistu ja teadmisi ei ole. Aga meil siin oleme juba omandanud mingid teadmised ja asjad ja saamegi aidata nagu selle pinna, tööriistade ja teadmistega. Te just alustasite selle kommuuni kunstiruumi kogukonnaga, et kuidas te kujutate ette, kuidas on siin elu, kas te olete veel siin, ütleme, 3 aasta pärast? Ma arvan, et siin on väga-väga tore elada. Ja siis lisaks veel tekib selle elamise kõrvalt nii palju toredaid häid kvaliteete juurde. Ma arvan, et väljas on väga ilus suur hoov ja seal on lapsed saavad joosta päev otsa. Ja siis on hästi suur torn. Torn tuleb ka. Mägi on ka. Torn ja turnikad. Selline kõrge torn mägi, mis on üle kõikide aedade nagu. Ja see on rataste peal, seda saab liigutada. Kui keegi tahab oma aeda viia, seda suurt mäge, siis veel saab sinna viia. Kartlit päris ei saa kasvatada. Aga lapsi saab. Jaa, lapsi saab ka. Lapsi kasvab ise. Plaane on palju. See oli Kultuuritehase saate esimene välimissioon loodavas kunstnike kommuunis Pebre tänaval ja isetekkelisi omaalgatuslikke kunstiruume tahaks tutvustada ka edaspidi.